Nii, nüüd oleme ka esimest korda sellel hooajal Ida-Virumaal. Tere! Oma siis seenealade algpunktis. Tema siis vankriga jääb siia ettepoole koos emmega ja mina siis oma vanematega lähen, teen siis väikse ringikese. Vaatame, kuidas siin seened on. Natuke äkki mustikaid ka. Ja Autovõtid palun. Autovõti on sulle. Minul on siis hea, näed, kaasas need kokku volditavad ämbrid. Juba voltisin ta lahti, näete siin põhjas on näha. Jätan sulle ka ühe noa, äkki leiab sulle ka ühe ämbri. Ja siis nemad siis vankerdavad siin eespool. Nõmmede vahele ei lähe, ei kande koti ega vankriga, siis ei ole nagu ka päris mõistlik. Algus on juba palju lubav ja no, ega nii ongi, et kui see on nüüd see ala ka, kus on ikka suured saagid olnud tavaliselt, et siis näeme, me küll muidugi täisringi ei hakka tegema täna, teeme pool ringi siin ühiselt, aga siis vaatame, näitan, kui midagi uhkemat on. Nii, jõudsime nüüd oma esimesele põhiplatsile ja märgid on üpris head. Et vanasti sai see plats nimetatud küll 100 seene platsiks, aga vahepeal on nüüd nii head aastad olnud, et oleme ikka saanud 200 seent vähemalt. Ega tänagi me vähem, aga võib-olla ei piirdugi siit, et korjamist on küll, aga kükitamist saab. Nii et nüüd tööle. Kuidas siis vahepeal seis on? No, hakkab ilmet võtma. Et minul on siin sellises ämbris pea pool täis. Et me oleme nüüd jõudnud, tegelikult oleme alles alla poole raja peal ja ega täna kaugemale ei lähegi. Et üks nõmm on veel käia. Et seekord pikemat käiku ei tee. Ja usun, et saame siit. Mustikatega on viletsam lugu. Ei ole üldse enam seda saagikust ja rohkust, et nüüd nagu korjaks midagi võib-olla endale kraabime. Ja võt, natuke katkendlikult veel filmin. Meil on jah siin ju nüüd pikem puhkus. Lähme veel Peipsi äärde telkima ja 3 ööd oleme kokku telkides, et täna ööbime siin maakodu alal. Ja siis vaatame edasi. Ja tagasi jõudsimegi. Et nüüd, üksjagu endale sobib. Saab paar karpi juurde, et avastasime, et meil on nagu nii sügav külmas veel üle-eelmise aasta kukeseeni ja nii edasi. Et ongi hea, kui vahest vähem tuleb, siis saab vast söönuks ka kõike. Ega siis preelisin ka niisama ei nautinud päikest ja ilusat metsa. Ei, me käisime ka ikka täitsa seal Seenenõmmel ja korjasime ka seeni. Poja oli süles ja vaatasime, kus seen on. Siis treenisime, et kui tema seent näeb, et siis ta hakkab vaata jälgima seda seent. Et siis ma tean ka vaata, kus seen on. Aga esimene õppetund ja tutvusime metsa ja seente kasvukohaga ja vaatasime, millised seened on ja Jaa. Aga seda seene nimetused õppis ka ära juba. Tema nüüd väsis ära kohe selle peale. Nüüd puhkab siin. Ja. Nii, nüüd seenel käigus sai juba järgmise päeva hommik. Et tulimegi maakodusse, panime telgi ülesse, tegime grilli. Pereliikmed ja seltskond oli kõik siin olemas. Praegu veel olemegi siis siin maakodu hoovis. Väike mees siin ka padja taga peidus. No tere! Sina ka nüüd ronisid hoopis meile 2 vahele magama öösel ja ei viitsinud seal peale öösöömingut oma korvis enam olla. Ja nüüd siis tema siin mängib, toimetab, jutustab. Ja no vot, öö tuli siis vihma ja nüüd on jälle päike siis kuivatab. Telk on väga hea,
ei lase läbi. Ja siis peab jälgima, et enne magamaminekut saab külgmine aken ka kinni. Et see mul ununes lahti ja siis sealt natuke sadas. Aga öösel sai kinni pandud. Ja eesmisest aknast ei tulegi vihma, kuna seal väljaspool on see pikendusega katuse varjualune. Tänane öö oli siis meil niimoodi veidi kultuursemalt. Ja nüüd ma siin siis tuulutan, kuivatan seda. Tegime siin natukene majapidamistoimetusi ja ega päeva keskpunkt on käes. Et ma siit väga palju enam ei filmiga, aga meie siis oleme veel 1-2 ööd siis Peipsi rannas. Ja Uusküla telkimisalale lähme oma tuttavale kohale. Seal kindlasti jätkame jäädvustustega. Vot, hihi. Kus poja on? Poja magab. No näed. Või siis mitte. Näpp on suus, nii peabki. Ja vahepeal ongi kätte jõudnud pühapäeva õhtu. Eile siis käisime seenel, ööbisime maakodu hoovis. Täna siis tegime seal igasugu maakodutöid ja jõudsime lõpuks oma Uusküla lõkkeplatsile, Uusküla telkimisplatsile, mitte lõkkeplatsile. Ma siin lõket tegema ei hakka. Praegu küll ei hakka. Ja siin on siis Uusküla telkimisala kõrval. Me oleme siin iga aasta olnud. Nüüd see suvi ka ja siis 2 ööd plaanime olla. Ehk seda ju varustust meil on. Ja no, väike mees siin sai natuke magada. Nii palju kui sõita oli. Ja siin siis häkitakse telefonis. Jah, natukene mõtlesin. Preili on meil kõik ära võrgustanud tagumised esimesed aknad. Ja ega siis midagi, paneme selle telgi üles, setime ennast valmis ja küll me siis jälle ühildume. Ma ikka näitan ka ajaloo jäädvustuse huvides, et ega enne ei saa telki ju panna, kui tuleb korjata käbisid. Ja vahest on neid rohkem, vahest vähem. Ma siin juba üksjagu korjan. Et alati on hea, kui neid vähem on, eriti magamisalal. Muu on eespool võib olla. Aga jah, harjaga veel üle ja käib ka selle protseduuri juurde. Tegelikult enne, kui ma telki hakkan üles panema, siis esmatähtis on mul akujaama täita. Praegu tuleb küll 18 vatti, 16, 18. Eks ma natuke sätin, kui mul on selline päiksepaneel, siis kui ma kaldenurka muudan, siis ta peaks paremaks ka minema. Ühesõnaga päeval sain 60 vatti ja pluss. Et mul siin lugu, et mul jäi see vooluvõrgust akujaama laadimisjuhe koju, siis puhtalt ongi päikeseenergia minu akujaama toiteallikaks, et ma saaksin seda külmikut ikkagi ka kasutada, sest siin on igasugu liha, toorest liha asju veel meil, et see kõik peab ka veel siin püsima. Siis esmatähtis on kõik see päike veel enne kinni püüda, kui täitsa ära loojub. Sest kell on juba 6:30 õhtul. Ja siin ma tegin platsi nüüd puhtaks. Läheb siis telk ja Preili siis vankerdab poisiga. Ja nii ta on. Jaa. Minu vanaema lemmikud olid need silmad. Ja siis ta kõik need suitsulatika silmad sõi ära. Aga noh, miks mitte? See on selline, siin on silmatera ka sees. See on nagu selline väike pärl. Ühesõnaga me likvideerime veel jääka. Siin on nüüd kõikvõimsa Peipsi järvel latika viimased riismed. Need saame veel ära. Külmikus on allpool kihtides ka üles surunud liha, mis peab ära soolema. Poja veel täitsa magab. Telk on nüüd siin meil kenasti jälle üleval. Ja noh, kell on 7.
mingi pilv sinna tuli ette, aga õnneks vihma ei luba. Praegu veel ilusad ajad. Et tulime veel hästi ajastatult. Jah. Päevu lubab paar päeva ilusat ilma veel. Jah. No siis jah, nagu ikka. Seda ei tea meil vaata. Ei tea, jah. Ei peagi teadma. Elame õndsas teadmatuses ilma osas. Ja kui teame paar päeva. Meie nüüd siin revideerime õhtu päikese saatel oma külmkapi sisu. Väike vahva Matka Metsasell on ka meiega. Tema nüüd just ärkas. Ja joh, mis sa räägid? Oli hea uni. Ja said jälle magada 3 tunnikest. Ega jah, varsti tuleb ta lööuni. Ega selle metsas käiguga ongi nii, et ega meil on nüüd siin eile hommikus saati asjad ja kuna külmik alati ei käi, siis peabki vaatama, et igasugune, näed, meil on veel see suvikõrvitsat jupp ja siin on kurki ja avokaadod ja tomatid ja need tahavad ju kohe tähelepanu saada ja siis ma pean täna, nüüd on see üles sulanud, ühesõnaga nipp, et kui alati ju lähete kuskil loodusesse ja teil on külmik kaasas või mis iganes, siis võtke sügavkülmast kilone lihakäntsakas, mis on siis jääs ja läheb siis on ju külmkapi põhja ja see tegelikult on tänagi veel üpriski jahe. Et see hoiab ikkagi üle 24 tunni teil külmikus normaalset temperatuuri. Selline trikk, temal on siis selline vahva sõber siin jälle, millega saab mängida, harjutada, müts läheb pähe. See on selline siidimüts, hingab hästi ja on soe. Temal on ju vähem juukseid, meil on pahmakas peas, meil on ju hää olla, paneme veel mütsi ka pähe. Prellil on ka korralik kiht juukseid, nagu temal veel nii palju ei ole, siis peab müts olema. Lõikan sellel lihal nüüd selle peki nahaosa ära. Ei ole vaja seda nii palju sisse süüa. Selleks ongi hea, kui on terav nuga, millega saab seda siit nii-öelda mõnusalt lõigata. Ja muideks jah, mis nuga ma siis kasutan, Manly Crafter on mudeli nimi. Siinkohal suured tänud härra Tõnu Jürgensonile, kes siis selle meile kasutada, proovida andis. Tõnul endal on ka väga vahva nugade kollektsioon. Ta on katsetanud sadu erinevaid mudeleid ja on siis parimad välja valinud ning neid ta nüüd ise ka müüb. Ehk siis Maailmalõpu klubi e-poes on päris mitmekülgne valik igasugu selliseid tõsisemaid nuge. Et noh, mis on siis tõsisem nuga? Noh, tõsisem nuga on tegelikult see, et saab seda peenemat tööd teha ja võib-olla, mis on kõige tähtsam, et see nuga vastu peaks. Et noh, selliseid kergemaid töid muidugi peavad veel igasugused noad, aga noh, kui on vaja ikka tõsisemaid asju lõigata ja nii edasi, et tera jääks terveks ja teravus säiliks võimalikult pikka aega, et võimalikult vähe peaks teritama, et mida paremast sulamist ja nuga tehtud, seda vastupidavam on ka tera ja seda kauem ta ka terav püsib. Et selles osas siis nii, et saate Tõnu e-poele pilgu peale visata ja kellel tõsine huvi endale sinna töökindel nuga soetada, siis seal leiab ka üht-teist juba. Vot nii. Aga ega me täna enam grillima ei hakka, et Priili siin maitsestab liha ära. Kell on juba 8. Et me siin veel natukene chillime. Topib mingid nõmedad peeglit ette. Ja peeglisse vaatamine veel on enne ööund. Noh, vaatad ennast üle ja et kuidas on. Ja, aga homme siis teeme põhigrilli, et täna siin lihtsalt snäkime. Mul on siin avokaadot. Mul on need üks jalgkadu seal. Avokaadot, on võtti on, kui näksida. Ja siin midagi. Mustikesi on ju. Ja noh, tomatid ja kurki on ka midagi, et seda sööma. Jah, need mustikaid on. Ja nii kaua, kui emme meil liha
marineerib seal, paneb jälle kõike segi. Nii ta paati kõige parem. Kõike, mis on. Siis näed, vot mul poiss tahab ka juba seda fotti. Meie siin niimoodi fotitame. Aga lihtsalt hammustame otsast. Muidugi tema ainult nuusutab. Vara veel. Aga nii saab ka. Ja. Ilm on täitsa tipp-toppa. Mõned telkijad on ka telkimisalal. Pühapäeva õhtu. Kindlasti eile, üleeile oli rohkem. Aga muidu on tipp-toppa. Nii, nüüd me oleme nii punased nagu kuskil Egiptuse telgis. Tegelikult meil on see punane latern pea kohal siin magamissektsioonis ja käib valmistumine. Tegelikult siin käib üks kõva trenni tegemine. Tema on juba vist teinud 2 korda niimoodi ringi ratast. Jah. Nüüd kui kaamera käima panen ja rääkima hakkasin, siis muutis kohe rahulikumaks. Aga võt need niimoodi käib. Aga nüüd hakkab juba uni peale kätel tulema. No muidugi, 2 ringi juba tehtud. Ja, tema veel ikka magab meil siin korvis, kuigi viimane öö ikkagi poole öö pealt ta seal ikka siples nii palju, et me panime ta siin 2 vahele. Et mahume siia madratsi peale 3 ka ära. Oli meie 2 vahel. Et see on 140 sentimeetrit lai. Läheb. Ja juba on minek. Ainult, kus sa lähed? Ja. Tahad kaamerat? Võtta kaamera. Kui nii naer tuli. Aga võt siis ühendume uuesti hommikul ja siis vaatame, mis siis päev toob. Tere hommikust. Tere hommikust. Ja sama punane nagu õhtu oli. Ja samamoodi siin lesime. Temal oli tegelikult kõtjud täis. Kaua ta magas? Tema magas 10-st 8-ni jutti ilma ühegi ärkamiseta, nii et meil oli mõnus pikk öö. Korraks tekkis kahtlus, et ega tal külm ei ole, aga nad saavad külmaga paremini ja jahedamaga paremini hakkama kui kuumaga, nii et väga palju ei muretsenud selle pärast. Tal oli 2 kihti, tal oli karvane kompe ka veel peal, et siin ta siis magas ja näete, täitsa pime, võtame kustun tule ära, et väljas on täitsa valge juba, et kellid ei ole näha, pead on näha, tal on must särk. Poja siin ka natuke näha ja selle telgi võlu ongi see, et ta on päev läbi ja pime magamistuba. Suuresti valgemaks väga ei lähe kui praegu. Ja võtt. Ja soojem on siin ka kui seal ruumis. Ja. Ma sinna korra läksin, siis natuke on jah, see ilm on natukene, et päeval lubab 20 kraadi. Hommikul oli 12 kraadi. No jah, siin öösel jah. Võrdluseks siis kohe eesruum. Et üksjagu valgem, kell on vist juba 9. Ja väljas on täitsa kena. Ja üldiselt täna ilusat ilma lubabki, mingisugust vihma võib tulla. Aga see telk on päris veekindel, sest mitte see öö, vaid öö varem. Sadas ju öösel kella 1-st hommikul kella 6-ni ja kõik toimis. Lihtsalt siis järgmine päev peab olema ka piisavalt hea, et ära kuivaks. See on siis kõige tähtsam. Ja ma ei teagi, meil on siis kindlasti võib-olla uusi vaatajaid ka siin. Et see on siis Decathlonist ostetud meil, maksis 360 €. Sellised numbrid. Seal on siis suuremaid mudeleid ka. See on juba 4 kaarega ja nii edasi, et suurematele peredele rohkem ruumi. Aga meil on sellest maailm.
pojale teeb jälle uinaku, aga minu siis seekordne lugemisvara on Eduard Vilde poolt. Selline vanem raamat, 55, kuidas anijamehed Tallinnas käisid. Eile alustasin ja algus tundus väga mahlakas ja ehe Eesti talupoja elust 19. sajandil. Vot nii. Lähen korra luurele. Siin on siis puid tehtud. Kogu see põhiala jääb siia ettepoole. Siin on neid RMK varjualuseid üksjagu. Siin on kõvasti prügi. Ja siis rand jääb siis teisele poole teed. Vaatan korra üle ise, kuidas see vankriga ja nii edasi liigutav oli. Ja siis on hea teada. Korra kaardi peale ka siis pilk. Uusküla telkimisala on päris pikk soolikas. Siin on üksjagu selliseid kohakesi ja need mahuvad kõike. Praegu väga palju ei olegi telkijaid. Täna on esmaspäev ka, et mul on siis täna ja homme ka siis vabad päevad jälle ja siis siin siis teisel pool teed ranna poole siis neid asju teha ei saa. Jah, siia tuleme siis kolmekesi ja et siis peab siit vaatama ettevaatlikult kuskilt, kui täitsa randa korra vaatama minna, aga ei, ma arvan, pojaga siin kõrgemal ka tore vaadata. Muidu oleme siin ujumas ka käinud, aga täna on päris tuuline ja ei ole selline ilm, et siis kindlasti kolmekesi me siia randa nüüd pikemalt ei tule. Käime korda mööda, kui vaja. Ja siis vaatame ühiselt. Ja muidu äge. Nüüd on siis õues olemise chill. Ja. Muidu. Jah, lugemistund. Ja, on väga hea raamat. Enne seda juba tutvustasin. Mul juba 51 lehte loetud. No siis on hea raamat, kui Vilja meil on nii palju loetud. On küll. See räägib ühest talupojast, kes tahab saada puussepaks. Ja siis tal on vaja luba, et Tallinnasse minna, meistrit otsima, meistri juurde õppima. Ja siin on igasugu seiklust, nii et Eduard Vilde raamatud on alati ägedad. Ja mis on siin kõrvale? Sööd? Mina, mis see on? Ma ei tea. Mingi ussikene. Ussike siis on kõrvale, jah. Jälle istume. Lamame. Võt see on nüüd kõige parem beebipürnitool emme, kes on lamamas asendis. See saab mõnusalt chillida. Aga sai soetatud ka talle üks selline õues olemise matt võrguga, et kui ta nüüd tuju on, siis läheb käiku selline padi ka kaasas ja siis on siin nii-öelda oma pesa, selline paksem alus ja peal on siis võrk putukate eest, et kui siia niimoodi hopsti sättida natuke paika, siis vaatame. Ja oled võrgu taga. Ja siin saab niimoodi maapinna peal ka. Ja nendeni nüüd tähtis saaks nagu venitada ja teha harjutusi ka. Et beebipürnitooli peal ei saa ja eks meil telgis sees ju ikka madratsi pealt on. Aga siin ta saab nüüd õues olla. Ja siin all nüüd päris seda ei olnudki seda lukku, aga ta läheb siis siia niimoodi alla. Aga Kas see vist lüüakse jalaga vastu? See lüüakse siit jalaga ära. Suuremad sääsed ja elukad hoiab siis eemale. Et seda siis nii-öelda alt poolt peab jälgima. See vist kaua veel vastu. Kas töötab või ei tööta? Testime. Mis siis nüüd ikka, see tuleb vist kuidagi siit alt kinni panna.
siis Siple siin juba nüüd teist korda endale nii-öelda peale. Jah, see tuleb siit kuidagi alt kinni panna klõpsudega. Mul on pesulõkse kaasas. Ja tal hakkab igav ka, siis keegi ei tegele tema. No jah, tegelema peab ka. Aga muidu parem kui niisama on ju, et see käib hästi kokku ja katusepoksi veel mahtus. 2 lõksuga kinni panema. Upgrade'isime natuke. Jah. Jah. Ja siis saab ikka nalja, et ega mul kaamera ei käi ja kui ta ikka otsustab sipelda, siis see asi lendab üles alla. Ma ei tea. Just arutasime, kui vanale see mõeldud on. Mis sellisele 1-2 kuusele veel, kes ei ole nii äge. Tema, kui ta vanemaks saab, seda vähem ta üldse tahab nüüd 1 koha peal olla. Aga see taha. Oi jah. Mina pean varsti grilli käima, Kelly teeb. Jah, meil on endimeni vakstud ka, et Kelly lubas kartulit keeta. Nii siis on. Preili siis maitsestas eile ära liha. Need on need head mütsikesed. Teemegi ära liha ja lasen need ka läbi maitselt mahedad vorstikesed. Grill on juba käimas, kartul ka varsti ja siis kukeseeniumi lämbrikene ja midagi siis kokku vaaritame. Nii kaua kui liha küpseb, näitan teile ühte trikki, kuidas siis sääskede eest ennast kaitsta õhtutel. Kui tahad väljas olla, aga elajaid ka palju. Siis selleks on meil soetatud päris mitu tükki selliseid teleskoopvardaid. Need on reguleeritavad, saab pikemaks, lühemaks. On terav ots selline ja maapinda läheb selline nii-öelda Neptuni harke sisse. Selle ma siis pistan otsapidi maa sisse ja püstiselt pulk nii-öelda kuidas kuidagi. Ja siis sama baldahiin. Selle saab otsa riputada ja sinna alla saab hea mitu inimest minna. Kohe näitan. Ja lõpptulemus on midagi sellist. Et keskmine siis teleskoopvars on tsenter, see on nagu tipitelke. Ja nurkadesse saad mingi puuoksaga või kun auto peal vaiad, tõmbad trimmi. Ja näed, üks tool on mul sees. Teine mahub siia, pisike mahub oma tooliga, et saab ka siin vajadusel 3 olla. Et selline lahend ka täitsa tipp-toppe. Ja see on siis tavaline nii-öelda temust tellitud baldahiinvõrk. Seal need kujutatakse rohkem voodite kohal, kus putukaid rohkem on. Aga loodusesse on selliseid kaasa võtta ka väga hea. Et ei võta üldse väga ruumi ja väga suureks abiliseks. Kuidas siis Peipsi oli? Tormine. Hästi. No, siin ei ole põhimõtteliselt üldse tuult, aga seal on ikka korralikult. No jah. Lained ikka peksavad nii, et vähe ei ole. Nagu oleks Võrtsu ääres seal lõkkeplatsil, et siin võib olla valjemgi. Siin on kuulda siia taha. Kogu tõtt ja. Ja, istu sinna. Üks tool on seal praegu. Ongi hea sulle lähemal see noosile, peale ja paremale. Et me siin nüüd lihtsalt niimoodi sööme. Meil on siin kurki ja kastmeid ja ketšupit ja poja magab veel ja kasutame juhust, sööme oma aia tomateid ja. Siis poja ärkab kohe. Ja. Kes liha on? Väga hea. Nii, aga et see video nüüd jälle siin ainult üks mõnulemine ei oleks ja midagi õpetlikku ka, siis ma panen siia nüüd teile näitamiseks sellele baldahiinile veel ümber selle 4x4 meetrit Bushman tarpi, mida üle-eelmine video nägite Võrtsu ääres korraks. Et ma panen ta siin nii-öelda täies hiilguses ülesse ja siis näete paremini. Ja nemad siin siis nii kaua chillivad ja
hängivad. Anju, sul on igasugune, hea on selle korviga. Saab ka nii. Ja teine see, milles pisike enne sees oli, see nüüd on EMS-il siis hea pehme istumisalus. Nii käib. Asjad arenevad omas suunas. Jah, mina käisin teha ja juba arenes mõtlemisesi. Jah. No vot, nüüd ma näitan siis, kuidas see tarp õigemini välja näeb. Et väga äge lahendus. Põhimõtteliselt kui vihma sajaks on ju, siis selle eesmärk ongi, et me saaksime siin all olla ja see vihm siis läheb igalt poolt voolab ära. Siia alle jäi selle keskmise postiga veel see võrk, et saaks veel sääskedest. Pole sääski vaja karta. Ja siis saab niisama siin varjus olla või siis kui päike on liiga ere või kui näiteks telki nii lähedal ei ole või oled kuskil mitmes kohas. Ja siis üks post oli mul veel, selle tõmbasin siia. Vaiasid mul nüüd ei olnud kaasas, pidin võtma jämedaid endal auto peal, läks meelest. Tegin siis männi okstest ja siin sai siis puukülgenööriga ja siit sai jälle männi oksaga ja seal taga ka männi oksaga ja nii ta läheb, on ju, et siis mul need mõned vaiad nüüd olid kaasas, need on siis võrgu peale. Ja vot, mis siis oligi selle suure eeliseks, esiteks tal on siis jahedamal ajal sooja kiirgav, tagasi peegeldav funktsioon. Suurt saab alati voltida, sest tal on ju nii palju neid aasasid ja keskel on ka 2 rida aasasid, et mustad 2 tükki, et nendel on ka keskel aasad, et väga palju kombineerimis, voltimisvõimalusi ja muidugi on väiksemaid ka 3x3 meetrit, 4x3 meetrit ja nii edasi, et võite uurida neid Bushman tarpe, kellel huvi. Vot nii. Et jah, siin ikka veidikene seda vihma lubab, et siin päeva peal ka natuke sabistas ja siis on hea istuda ka tarpi all. Ei pea kohe telki pugema ja kõike nodi tarima kohe telki ära, et siis saab nii ka. Vot. Aga mis me siis nüüd veel teeme, eks me siis siin tiksume edasi. Kui miskit veel on, siis ühindume, näitame. Mis siis jälle toimub? Mis see on? Kukeseen? On küll kukeseen. See on selline kukeseen, mis on algselt olnud mitmest seenest koosnev. Siin on vist isegi mingid jalad. Ja teine ilus kukeseen oli selline. See on selline. Teeme ära jah, varsti, et meil põhisaak läks juba kodu poole teele vanematega, aga natuke seeni jäi mulle autosse ka pärast hea sibulaga ära praadida. Ja meil on veel lihhi ja võib-olla paneme natuke mulgiputru juurde ja ongi tipp-topp. Nii, siin käib veel hommikuse piima ära joomine, mis üle jäi. Et ja meie siis siin kostitame nüüd siis seentega ennast õhtul. Et läheb sibul, pipar, seened, veel on meil siin muud manti ja nii. No poja, sina veel maitsta ei saa, aga eks ma proovin ise. No, tipp-topp. Seened, sibul, sool, pipar. Rohkem pole vaja. Isegi ma ei tea, kas ma seda mulgiputru panen, sest meil on seda lihakest, kurki, tomatit. Kõike on. Preilile valmis. Palun. Siin on avokaado ka ja hopsti. Nüüd oleme jälle siin telgis.
hakkame siis vaikselt magama sättima või nii-öelda öörežiimi. Kell hakkab 9 saama ja Timol juba tuleb uniaeg. Anja. Nii, ega siis teeme ühe hommikusöögi ka veel ära. Tšukiinit on, makaron keeb, läheb riivjuust sisse, võib-olla kotlet ka kõrvale ja saab ka. Väga hea. Terviseks! Siin on siis see juust. Siin on siis suvikõrvits, rohelist kõrvale ja võib-olla kotletti ei söögi. Palun. Tänan. Natuke kuum. Jahedama koha pealt. Siit, kus kurk ja tomat on. Jah. Kahvel ka. No. Mitmekülgne toit. Täna on siis üldiselt oluliselt soojem ilm ja väga päikseline. Eks meie hakkame varsti pakkima, sättima ka, et lähme vahetuses koju. Muid toimetusi tegema, varusid laadima ja võib-olla käime veel telkimas siin, ilusaid ilme ära kasutama. Ja vot mina istungi praegu, kuna näete, päike on päris ere. Laen siin ja nemad natukene istuvad seal päikse käes ka. Aga mina olengi siin mõnusasti tarpi all. Siin on hea mõnus. Ei ole päike otse peale paistmas ja lugesin raamatut ja niisama ka hea olla, et see tarp on ju päiksevarjuks ka siin igat asja, et meil on muidugi siin puid rohkem, aga on palju lõkkeplatse, kus ei ole üldse väga puid ja on hästi lage platse, et siis seda enam, et kui telgis ei viitsi olla, seal on palav, siis tarpi all on mõnusam. Ei ole päike otse peale paistmas ja samas on õhku jahedust. Võt nüüd hakkab võimlemine. Teeme igasugu harjutused ka ära ja mis head kasvu ajal. Ja. Mis siin toimus nüüd? Chill-pill. Joo. Jälle sõid kõhu täis endal ja nüüd on oma beebipjörnis. Ja. Kõige mugavam beebipjörn on süles olla. Niimoodi lesimisstiilis. Ja siin tarpi all praegu. Ilm on tõesti hea. Ja mis siin on? Esimest korda istume. Ise tõmbasin istuma. Ahah, või nii? Ise tõmbas. Võttis minu sõrmedest kinni ja tõmbasin istuma. Oi, sa oled väga tubli. Väga tubli. Ega me siin endale ka neid jäädvustame, et eks ma seda filmi siin nii pikalt venitan, et kui ma ta kord valmis sean ja YouTube'i laen, siis on ta mulle ja tulevikuks talletatud. Ja loomulikult hea meel, kui teistele ka rõõmu pakub või nii-öelda huvi pakub selliseid tegevusi jälgida, kaasa teha. Ja saada ka innustust, ega siin muud midagi. Kannatage ära, kui video jälle pikk oli. No, mis nüüd toimub? Tühi laud. See näitab, et kõik on otsas. Jah, ega meil nüüd akujaam sai otsa, vesi on peaaegu otsas, kõik pakett on nagu maksimaalselt ära kasutatud, muidugi päikest või saaks püüda, mähkmed hakkavad otsa saama. Et meil ongi nüüd 4 päeva ju, kokku on meil see seiklus käinud siin nüüd. Ja poja veel magab. Nii et kui tema ärkab, siis tuleb viimane mähkuvahetus, söömine ja siis käime veel rannas. Oleme nüüd siin Peipsi rannas. Kaugemale me ei lähe siit. Siit on nähti isegi, et hakkasid kohal lukerdama. Jah, Teine just teab näha, et siit on vähe keerulisem. Kordamööda kelliga käisime allpool ka, aga nüüd pojaga on hea siis siit poolt vaadata temale. Jah. Näeb kah
ja homme küsime, kas sa mäletad, kus sa käisid. Tulinad siin veidi, see tuutis ja väga. Aga sellega me ka siit selle pika loo jälle kuskilt punktiga lõpetame. Väga armas, kui lõpuni vaatasid, teeb veel südame soojaks ja meil endal ka arhiivist nüüd midagi jälle toredat ja ega kindlasti kohtume veel. Ja teie ka, käige ja jagage oma seiklust siis. Ja nautige ilusaid suveilmasid. Neid veel mõned on. Vähemalt. Vast ikka oktoobrini vähemalt. Tšau! Tšau!